Juulikuu viimasel nädalavahetusel oli auto 24 ring tõeliselt rahvusvaheline. Audrus Bridgestone Eesti meistrivõistluste 4. etapil olid lisaks meie paremikule kohal veel Leedu, Soome ja Rootsi võidusõitjad. Tõeliseks staariks oli soomlane Sami Penna, kes tegi nii-öelda kuldse duubli. Ta võitis äärmiselt pingelises heitluses nii Saksa automotoklubi Superstock 600 kui superbikeide klassi sõidud, püstitades ühtlasi mootorrataste auto 24 ringi absoluutse rajarekordi 1.15.409. Selge tõestus, et uus ringrada on end korralikult sisse töötamas. Kas kevadel, kui algasite, kas oli ka väike hingevõbin sees, et mis saab? Ei olnud, pigem oli võbin, et kas jõuab kõik selle ära teha, mis ees ootab, et suvi on läinud hästi. Mida võidusõitjad ütlevad raja kohta, kuidas asfalt on nüüd lõplikult võistluskorraks saanud? Ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes ütleks, et ei oleks väga hea siin sõita, et kõik nii sportlased kui niisama harrastajad sõitjad on väga rahul selle rajaga ja saab kiiresti sõita, rehvi palju ei kulu ja ohutu, mis on võib-olla harrastaja jaoks kõige olulisem. Oma päeva esimest võitu tuli Sami Penna jahtima Saksa automotoklubi Superstock 600 klassis, kasutades Motodepot Green Teamilt laenatud tsiklit. Siin tuli tal maid jagada rootslase Robert Kulli ja meie Martin Pärtelpojaga, kes olidki kvalifikatsioonisõidu 3 kiiremat. Kull võitis kohe stardi ja juhtis sõitu 8. ringini, mil Sami Penna mööda pääses ning liidripositsiooni enam käest ei andnudki. Just sama kaua püsis nende kannul ka Martin Pärtelpoeg, kes oli 5 esimest ringi sõitnud koguni teisel kohal. Siis läksid aga külalised oma teed. Esikolmik seega Sami Penna, Robert Kull ja Martin Pärtelpoeg. No Sami, minkälainen taktika sul oli? No ei ollut kyllä mitään taktiikkaa, että kun ei ole oma pyörä ja ei ole tiimiä mukana. Että oli vaan niinku aika, jos katsoin, että jätkät ajaa aika kovaa, että ei siinä ole muuta kuin ajaa täysin. Ja siinä oli aika ahas ekas kurvis. Olin 3. Sitten mä rupesin vaan katsomaan paikkoja, että missä jätkät on hitaampi kuin mä. Sitten mä laskin sieltä, katsoin joka jätkän, että mikä se on, missä ne laskee ennen mua. Niin se on sitä matematiikkaa sitten. Oli se ennakkotietoisista ruotsalaisista myös? Ei ollut, mulla ei ollut tietoa, mutta kun tänään kuulin, että se ajaa aika nopeasti, että oli joku ruottalainen. En tiennyt, mutta tosi hyvin ajoi, tosi hyvin ajoi. Aikajossa sulla oli varaa myös vielä? Joo, kun mä ajoin vanhalla renkaalla ja en viittinyt ihan täysin, että mä ajoin pari kierrosta vaan, että säästin eturengasta. Yritin ajaa samalla etusellasta. No mitäs tapahtui nyt Superbike-luokassa? Toivotaan, että tää toistuu tää juttu. Yeah, it is a really nice track. It was pretty hard to learn, but now when I'm pretty used to it, it was easier to get speed. So it was really fun to go with others this race, and it was tight and everything was good. Good weather and nice track. You have some chances to win as well? Yeah, I think I had, but it started to get slippery. But I did my best. But Penna was really fast and he deserved to win. So. Mis taktika sul alguses peale oli üldse? Ei, algus mõtlesin, et vaatan, mis tehakse üldse aga vaatasin, et rootslasel tegelikult oli mul ussiroht olemas, aga ütleme nii, et 7 ringi enne lõppu siis lihtsalt rehv hakkas kustuma ja kustus ja lõpus oli täitsa nii, et nagu uisutan, nagu jää peal sõidad, aga vähemalt püsti ja lõpuni, et sellest suust läks hästi. Kas on midagi tehnikaga vahet ka, et vaatasin, et pikkadel sirgetel sa nagu ei püsinud tuules hästi? Ei, seda jah, et mul on vana ratas teistel on natuke uuem, et ei ole, et see on ka nagu tänu Risantile ja Rivermannile selle rattaga sõidan, et selle pärast läks väga hästi. Paistis, et kodurajal sinu leib oli pidurdusmaad? Jaa, pidurdusmaad olid, sellest ma vaatasin, et mõtlesingi, et jätan niisuguse viimasele paarile tiirule, aga seekord läks teistpidi, et järgmine kord siis teised rehvid alla panna ja kiiremini sõita. Tundus nii, et maha ja tegid sulle kõige rohkem liiga või? Jaa, siis oligi täpselt, nemad said täpselt niimoodi heal kohal mööda, aga mul jäi täpselt kurvi peale ette, et aga eks proovime paremini. Ruugi 600 arvestuses näitas head kiirust Anastasia Kovalenko, kes on Sami Penna juhendamisel harjutanud vaid kevadest alates. Teise õrnema sooesindajana oli rajal Maarja Noorak, kes alles taastub raskest kukkumisest. See start on sulle tegelikult psühholoogiliselt päris raske. Tõsi, üle-eelmisel ma ju kukkusin, see oli nüüd 2 kuud tagasi ja murdsin nii käeluu, jalaluu ja kopsupõrutus, nii et kopsust veri väljas. Mis see tähendab sportlasele? Kuidas sa ennast nüüd motiveerid, et sa oleksid sama rahulik kui ikka stardis? No see on ainult sõiduga tuleb tagasi, ega ta muud moodi ei tule, et ma olen nüüd 2 nädalat
siin sõitnud, et ma ei ole ikka veel oma endist hoogu tagasi saanud. Et füüsiliselt on kõik okei, aga psüühiliselt kuidagi ei suuda. Endale tundub hästi kiire, aga aega ei tule. Kui kiustada olid mõned tehnilised probleemid tsiklil, jah? Ja täna siis sirge peal ja kiiretes kurvides lihtsalt vedu ei olnud ja muudku tõrkus ja hüppas ja põrkas, et ma tundsin, et täna oleks olnud juba hoog. Esimest korda peale seda kukkumist ma tundsin, et ma oleks saanud kiiresti sõita ja nüüd tehnika siis rikkus selle asja ära praegu. Sa ei jäta sportliku jonni, sa pead selle endise kiiruse kätte saama ja veel rohkemgi? Kindlasti, loomulikult. Nüüd on ringi peale 2 sekundit, et ma arvan, et see ei ole sugugi püüdmatus kauguses, et nüüd on vaja trenni teha. Ja ma just mõtlesin, et kui ma oleks teinud nii palju trenni ilma kukkumiseta, ma võiks praegu sõita väga kiiresti. Et ma praegu nii palju trenni aega raisanud sellele, et saada oma sellist tunnetust ja usaldust tagasi. Et see oli esimene kord, kus mul oli nagu nii tõsine õnnetus. Et ma olen kukkunud küll ja ma ei uskunud, et see mõjub nagu nii rängalt. Aga ei, loomulikult tuleb jätkata. Lihtsalt tasa ja targu, et ei tuleks mingeid uusi äpardusi, et ei tohi rapsida. Tasakesi. Kõige rohkem osavõtjad 19 oli joonel Biker 24 C-klassis. Siin läksid kõik 3 esimest kohta eestlastele. Võitja oli Aivo Aavik, teine Madis Vesteli ja 3. Ermo Maanlahti. Ruuki 1000 klassi ülekaalukas võitja oli soomlane Mika Haudala, kes edestas konkurente lausa mäe kõrguselt. Teisena lõpetanud Erki Maripuu jäi maha 14,2 ja 3. koha saanud Arti Preesi 20,3 sekundit. Rahva rõõmuks olid rajal ka 3-rattalised sõidurõistad. Külgvankrite klassis oli osavõtjaid rohkem kui oodata. Maailmameistrivõistluste 8. paar Petri Markula, Timo Kartjala ei olnud kohal nii-öelda täiskoosseisus, sest viimasel hetkel jäi korvimees tulemata ja nii pidi selle töö ära tegema hoopis veteran Harri Asumaniemi. Treeningsõidud jäid uuel paaril hoopis tegemata ja see andis stardis hea võimaluse Eero Pärmile, Peeter Küüdile, kes sellega kenasti ära kasutasid ja sõidu liidriks asusid. Maailmameistrivõistluste 8. mees Petri Makkola läks siis aga oma teed ja nii võitiski Soome paar ülekaalukalt. Teise koha võttis hetke meie parim korvipaar Eero Pärm ja Peeter Küüt, 3. taas soomlased Pasi Vepsa, Pasi Rubonen. Raja kõrvalt jälgis sündmusi ka Saksamaal IDM-sarjas võistlev Marko Rohtlan, kelle hooaja Superstock klassis lõpetas ootamatult raske kukkumine. Saksamaal treeningutel kukkusin ja murdsin rangluu, et nüüd on metallplaat sees ja 8 kruuvi, et sellest taastumine võtab ikka nüüd natuke aega. Kes meil noorematest poistest silma on jäänud sulle? No täna kindlasti tegi väga head tööd Hannes Soomer, et arvestades seda, kui originaalsikkel tal on ja mis rehvidega ta sõidab, siis seda aega vaadates on tal tõesti, et kui panna õiged rehvid alla ja natukene kangem mootorratas kätte anda, et siis ta kindlasti on seal ees otsas küsija. Isa Tõnu siin ütles, et Annese põhieesmärk on püsti jääda, et sellega tulevad kogemused. Kindlasti, et eks loomulikult kukkumised on ka selle spordi juures vajalikud, et kui üldse ei kukku, siis on ka tekib küsimust, et kas sa sõidad ikka piisavalt riskipiiri peal, et mõni kukkumine hooaja jooksul, et see on igati normaalne selle spordi juures. Superbikeide klassis tõotas tulla väga põnev duell eelmisel etapil rajarekordit parandanud Hanno Veldi ja soomlase Sami Penna vahel ja võib kohe öelda, mehed ei valmistanud pettumust. Kvalifikatsioonis sõitis nendega sama sekundi sisse veel 2 meest, soomlane Dmitri Suhonen ja Kalev Teesalu ja kindlasti olid omad plaanid ka Toomas Tomsonil. Kvalifikatsioonis veel eesmärgiks seatud 1 minuti 15 sekundi piir ei alistanud. Parim aeg oli Pennal 1.16.980. Lisaks lubati superbikeide klassis nii-öelda kaarte segama veel ka Ruuki 1000 klassi ülekaalukas võitja Mika Haudala. Veldi sõjaplaan oli lüüa Soome tippsõitjad rehvivalikuga. No mis sõjaplaani pead? Ajasõidus oli soomlane päris kõvasti üle. Kas ta oli kõvasti üle? Jäi selline mulje? Okei, ei ole kõvasti üle. Et ma ikka plaanin võita. Rajarekord on veel sinu nimel? No veel on jah, aga ilmselt sõidame üle ja üritame ikka enda nimele seda saada. Aga tegelikult räägi nüüd taktikateks ka siis. No nüüd on juba õige aeg rääkida, et jah, tõepoolest mul on veidi pehmem segu nii-öelda tagarehv ja ees vähe toekam. Samil on jällegi taga väga toekas, kõva rehv ja ees selline nagu mulgi.
ehk et ma loodan esimestel ringidel ikkagi nii-öelda ära põgeneda, ma loodan. Sa arvad, et ta on vastupidavam? No kindlasti ta on väga tugev sõit ja ütleme, et nii tugevat sõitjat pole Eestimaal enne nähtud nii-öelda võõrriikidest. Ta on väga hea sõitja ja mul tuleb väga äge võidusõit, ma arvan. 600 klassis ta kavaldas Rootsi poisi veidikene üle, jah? Jah, et see ongi, tal on sisu nii palju ja tubli poiss on. Et jällegi Rootsi poisil veidi rehv hakkas ära väsima, et seal on palju mitmed nüansid mängivad rolli. Tähendab, kogemused maksavad? No kogemused ja teadmised ja kõik selline. Sinu kiirus pole kuhugi kadunud? Ei, mul ei ole kiirus kuhugi kadunud, seda tuleb aina juurde. Stardi võitis Sami Penna, kuid Hanno Velt püsis tal tihedalt kannul ja uus rajarekord paranes sõidukäigus koguni 3 korral. Kahjuks tabas Velti 4-ringine lõppu tõeline tehniline ebaõnn. Esimese hammasratta mutter oli lahti tulnud ja keti vahele jäänud. Kahjuks katkestamine. Esikohakarikat vastu võtnud Sami Penna oli aga üliõnnelik kordanenud päeva ja Hanno Veldi alistamise puhul. Kumpi on nüüd arvokampi, voitu tai rata on ennätys? Kyllä se voitto on aina tärkeämpi. Voitosta ajetaan, ei mistään muusta, ei pokaaleista eikä palkinnoista, vaan voitosta. Se on niinku ainoa syy, miksi tätä tehdään. Oliko yllätys, että Veltille tuli tekniikallinen rikko? Oli. Olisi voinut kestä lopun saakka? Näin olisin toivonut. Uusi ratarynnitys on siis 1.15.4.09. Tuleeko seuraava vielä parannus? Tulee 14 puolelle pääsee, kun saadaan koko tiimi tänne ja saadaan tietokoneekin pyörää. Ja ei ollut pito ollenkaan, suti vaan koko ajan ja jarruun oli huono mennä. Että saadaan, siitä lähtee vielä paljon aikaa pois, että saadaan pyörä toimimaan. Poodiumi teise koha võttis meie meeste üllatuseks hoopis teine üliõnnelik soomlane Mika Haudala, kes stardijärgselt 8. kohalt end teiseks sõitis. Eestlastel oli aga siiski poodiumile ka asja. 3. koha karika võttis vastu Toomas Tomson. Kas see üks väike viga maksis ka selle rajal palju? No tegelikult maksis küll, jah, võib-olla oleks viimased 2 ringi saanud niimoodi päris võistlused ja äkki isegi teist kohta püüda, aga korra seal stardisirgel jah, kaotasin tagaratta ära ja siis enam kätte ei saanud, et tuli sekkvahed sisse ja siis õnnestus vähemalt, et Kalev teie seal nagu selja taga hoida, et see oli juba ka suur õnnestumine. Vastupidavusega probleeme ei olnud? Ei, vastupidavusega ei olnud, et ilm oli tegelikult selline päike pastis rada soe, aga suht jahe ja selles mõttes oli okei, et vastupidavusega probleeme ei olnud. Anno, tegelikult sa oled ju ajalooline mees, sa sõitsid esimesena Pärnu 24 autoringil aja alla 1.16. Jah, et tõepoolest õnnestus sõita ja hoog oli tõesti hea, aga jah, kahjuks tehnilised viperused rikkusid mu sõidu, et mootori veoketi esimene hammasratta mutter tuli lahti. Ja siis kahjuks pidin katkestama. Kas Sami oli ka alguses üllatavalt kiire? Jah, et Sami alguses ei olnudki, et ma üritasin isegi mööda minna S-kurvist paar korda, et mõtlesin, ma lähen oma teed, aga siis ta sai rehvi tööle juba paremini ja nagu ma enne ka mainisin, ta sõitis kõvema seguga, mis vajab 3 ringi nagu soojaks sõitmist. Aga tempos püsisin tükk aega. Stardis sa endale ühtegi etteteed ei tee? Ei, absoluutselt, et läks tegelikult okeilt. No järgmisel võistlusel, mis siis saab? No järgmine võistlus tulevad soomlased siia, terve hulk, et saab ainult kiiremaks minna. Kas tulevad uued numbrid, 1.14, kas sa oled esimene, kes sõidab need numbrid? 14.9, jah. Sobib? Ma arvan küll, jah. Suve teine poolaeg algas väga põnevalt ja auto 24 ring on jätkuvalt töine. Mida öelda selle suve kohta? Väga tihe suvi on olnud ja see suvi veel ei ole läbi, et siin on päris mitmed olulised võistlused ju ees. Ja uusi mõtteid on veel? No ikka mõtteid on palju rohkem, kui teha jõuaks, et eks me järjest neid teeme, seame ritta ja realiseerime. Eesti meistrivõistluste viimane etapp sõidetakse taas auto 24 ringil 7. ja 8. septembril, mis ühtlasi on ka Soome meistrivõistluste etapp. Kui ratas ja rajatingimused vähegi lubavad, on minu aeg siis 1.14, lubas Sami Penna. Ootame, millega vastab sellele Hanno Velt. Bridgestone Eesti meistrivõistluste 5. etapp sõidetakse 17. 18. augustil Pikernicki ringrajal.